Meie eelmine lugu sai lõpetatud discgolfi pargis ja sellise tõdemusega, et ei ole nagu kõige parem koht. Ja nüüd me oleme siis Poolsaare peaaegu et tipus, Rohuneme kunagise raketibaasi territooriumil, kus tegelikult on juba aastaid olnud kasutusel terviserajad, et siin on, neid saab siin varieerida, et on põhimõtteliselt nagu mitu kilomeetrit võimalik siin läbida sellel väiksel territooriumil niimoodi ja väga hea reljeefiga, et siin saaks suviti korraldada kas või näiteks jalgrattakrossi võistlusi, talvel suusavõistlusi, ja seda on ka tehtud, et ma olen ise osalenud mitmel korral siin valla meistrivõistlustel. Ja kogu sellest alast saakski kujundada valla sellise nagu esinduspuhkeala. Ainult, et siin on üks niisugune takistus, mida ei ole suudetud juba rohkem kui 20 aastat kõrvaldada. Et me oleme küll vallamaal, mis siin mitme kinnistu peale annab kokku üle 120 hektari, aga sellega on nüüd niisugune lugu, et 2000 alguses tahtis riik selle omandada ostu eesõigusega, et siin see avalik kasutus säiliks, aga vald sellest keeldus ja toonased reformierakondlastest vallavalitsuse ja volikogu liikmed põrgatasid seda maatükki või kogu seda ala hoopis selles suunas, et sellele määrati hoonestusõigus, mille omanikuks siis said nende samade võimupoliitikute ja nende äripartnerite aktsiaselts ja üks MTÜ, Rohuneme jooksu- ja suusaklubi. Ja see hoonestusõigus kehtib tänase seisuga veel üle 50 aasta. Nii et me oleme praegu sellises punnseisus ja et põhimõtteliselt kogu vald on nagu ühe äriühingu pantvangis, kes siis ootab soodsat võimalust, et oma plaane siin realiseerida. Ja see plaan on neil laias laastus selline, nagu nad mõne aasta eest avasid, et nad on nõus andma ülejäänud 100 hektarit valla kasutusse, aga vastutasuks soovivad umbes 60 elamuühiku ehitamist 20 hektarile siia siis nagu sellele alale või siis kuskile natukene eemale. Et seda probleemi on arutatud vallas korduvalt, on kohtutud nende hoonestusõiguse omanikega, aga asi pole liikunud. Ja 2022. aastal keskkonnakomisjonis ma küsisin ka abivallavanem Alar Mikult, et mis siis nagu on kavatsetud ette võtta. Temagi ütles, et kohtumisi on olnud ja ega siin muud lahendust ei ole, kui see leping lõpetada. Ja mingisugune avameelsuse hetk oli ka teisel praegusel abivallavanemal Annika Vaiklal, kui ta ühel volikogul, kus teda taheti määrata revisjonikomisjoni liikmeks, siis ta lubas ka seada selle Rohuneme enda prioriteediks, aga ka peale seda on olnud vaid niisugune kõnekas vaikus. Aga kohal endal on suur potentsiaal ja ükskõik, kes siis sügisel vallamaja uksest igapäevaselt sisse või välja ei hakka käima, et siin see lahendus on vaja leida ja et see küsimus lõpuks päevakorrast maas oleks ja et viimselt saaksid ühe suurepärase sellise puhkekoha.